Terve nädal on lahatud avalikkuses koalitsioonilepingu erinevaid külgi. Jaanus Karilaiul on olemas üks ja ühene diagnoos. Üldine ümmargune edasi Eestit ei vii, lihtsalt üks 50 lehekülge sõnavahtu. Tegevuskavasid ei ole, konkreetsust ei ole. Üllatus oleks televaatajatele ja mulle ka see, kui sa tuleksid siia ja hakkaksid järsku koalitsioonilepet kiitma, ise opositsioonis olles. Aga samal ajal teistpidi võttes tehke ise parem. On loomulik, et valitsus seda kiidab ja opositsioon laidab. Täpselt nii on ka sel korral. Meie arvates sai väga hea. Opositsioon kindlasti ei ole rahul. Tulge koalitsiooni, tehke midagi, näidake, ärge ainult ladrake kogu aeg, kuidas kõik on pahasti, raha ei ole, makse ei tohi tõsta. Aga kust te raha võtate siis selleks, et katta neid kulusid, mis meil on? Valdo, ma vaatan su silmadesse ja vaatan ka meie pankurite silmadesse. Eesti pankade, kommertspankade, kohe ma lõpetan mõtte ära. Ma lõpetan mõtte ära kohe. Nende puhas kasum oli peaaegu miljard eurot Eestis. Ma toon näite sulle Leedust. Leedukad tegid selle ära, kelle majandus kasvab ja tuua sealt erakorraliselt 200-300 miljonit riigikassasse, panna tervishoidu, tegeleda perede ja lastetoetustega. See on palju kasulikum ühiskonnale kui see, et sa mõtled ainult pankade peale, Valdo. Oota, ma saan aru, et Isamaa uus poliitika on, et kehtestame pangamaksu. Kui ma vaatan, kuidas Leedu, Baltikumi veduriks on saanud Leedu, mitu aastat juba räägime sellest siin, et võtke eeskuju. Nad sekkuvad majandusse, nad stimuleerivad majandust, välisinvesteeringud tahavad tulla Leetu ja nende majandus kasvab. Kolime siis Eesti ära siit. Kolime Eesti Poola kõrvale ja nii, et meil ei oleks otsest piiri Venemaaga. See on meie vahe. Ja teine vahe meil on see, et Leedu teine naaber on Poola. Poola, kellel ei ole eurot, Poola, kes on oma slotti devalveerinud, Poola, kellel tänu sellele läheb majandusel väga hästi ja haagib kaasa Leedu. See on see vahe. Inflatsioon on seal palju väiksem kui meil, hinnatõusud on palju väiksemad kui meil ja teine kobar... No neil ei olnud neid hulle, kes lõhkusid ära teise pensionisamba ja sellega kergitasid veel inflatsiooni. Teise teemana läheb jutt sellele, et riik peab väga palju raha laenama, et omadega välja tulla, aga laen tuleb tagasi maksta või siis vähemalt intressid. Aga kui sa vaatad seda negatiivsemat poolt sellest, mis sulle hästi meeldib, et riik sekkub ja paneb jõledalt pappi alla igal pool. Leedu võlakoormus SKP-st on ligi 50% varsti. Praegu on veel 40 peal natukene. Eesti oma on 23 ja juba praegu me maksame tagasi võlga ja laenusid samas suurusjärgus, mis on Kultuuriministeeriumi aasta eelarve. Kolmas teema on võib-olla kõige rohkem tähelepanu saanud, on see sama automaks. Tegite hurraaga ära, ennem kui esimesed arved juba potsatavad meie poiskäist ja aidate, et ei, me natuke parandame ka, kuna näete, parlamendi valimised on tulemas. Me ei taha, et ikkagi alla 20 mandaadi meid sinna parlamenti tulevikus satub. Midagi kohendame ka. Sellest automaksu kohta ma võin ausalt öelda, et sel hetkel, kui ma esimest korda sellest kuulsin, ütlesin ma kohe, et seda ei maksa teha. Sellega tuleb palju jama ja vähe raha ja täpselt nii on läinud kahjuks. Erakorraliste valimiste kaudu me saaksime uue mandaadi võtta kõik ja ma olen täiesti kindel, et selle julgeolekubloki kõrvale me suudaksime panna ka majandusbloki, et siia tahetakse tulla, siia juletakse tulla. See ei ole riik, kes neid asju teeb. See on erasektor. Kui sa sellest mõtteviisist üle ei saa, siis sa jäädki maailma nägema selle pilguga, et riik läheb laenab raha, topib selle majandusse ja siis loodab, et midagi tuleb tagasi.